Siin on pain strateegiline punkt. Mõnikord on väga halb olla sundimises hea. Ja ma ei püüa oma sõnadega vaimukas olla. Ma mõtlen sõna otseses mõttes, et teatud sõjalises strateegias halvemaks muutumine võib tegelikult anda sulle parema tulemuse. Ja praegu võime me näha selle tagajärgi, kui oleme sõdivas maailmas keskpärased. Nii Venemaa raskused Ukrainas, kui ka Ameerika Ühendriikide suutmatus Iraani lõplikult alistada. On õiglane kirjeldada nii Putinit kui ka Trumpi kui poolikuid samme astuvaid juhte. See on Ameerika Ühendriikide puhul veelgi ilmsem. See, mis algas tõsise õhusõjana, mis minu arvates on juba poolik meede ilma maismaa vägedeta, muutus majandusliku survestamise näiteks. Peamine mõjutusvahend, mida Ameerika Ühendriigid püüavad kasutada, on Iraani sadamatesse suunduva ja sealt väljuva liikluse blokaad. Aeg-ajalt lisades veidi otsest sõjalist jõukasutust. Samal ajal, ja kuigi olen kindel, et leial mõne ukrainlase, kes selle terminoloogiaga ei nõustu, rakendab Venemaa oma sissetungis endiselt poolikuid meetmeid. See ei pruugi tunduda nii, kui oled öiste pommitamiste sihtmärgiks, kuid Venemaa võiks teha palju rohkem. Hoolimata suurest ähvardamisest pole tuumarelvi kusagil näha. Vaatamata sellele, et sissetungiv armee on juba kuid kaotanud rohkem sõdureid, kui suudab värvata, ei ole üleskutseid Vene vägesid mobiliseerida. Olgu, need on huvitavad tähelepanekud ja oleks lihtne nende olukordade juures peatuda ning arutelu sinna jätta. Või võiksime minna sammu edasi ja hakata teoretiseerima, miks riigid rakendavad poolikuid meetmeid täismahus meetmete asemel. Aga see pole põhjus, miks sa siin oled. Sa oled siin, et õppida rohkem strateegiliste interaktsioonide veidrustest. Ja tõepoolest, asi muutub kummaliseks, kui me hakkame mõtlema, kuidas vastane reageerib, kui ta ootab mõnda neist rünnakutest. Nii et täna alustame lihtsa pilguga kulude ja tulude arvutustele, mis määravad, millist strateegiat riik lõpuks järgib, kui peaks sõda puhkema. Seejärel läheme ühe sammu tagasi ja uurime, kuidas kriisi läbirääkimised sellistes tingimustes toimivad, tuues esile, kuidas poolikute meetmete tõhususe muutused viivad vastase ootamatute reaktsioonideni. Lõpuks seon need ideed tagasi sellega, mis toimub Ukrainas ja Iraanis, keskendudes mõningatele täiendavatele keerukustele, mis sellistes olukordades võivad tekkida. Aga kõigepealt me ületasime märkamatult 100 järjestikuse videopäeva piiri. Paljud kommentaarid on küsinud minult, kuidas ma suudan sellise tootmistempo või sammu pidada. Aitab see, et praegu toimub maailmas tohutult palju veidraid ja huvitavaid asju. Ja ma jagaksin teiega veel üht osa oma saladusest, kui see üldse saladus oleks. See on tänase video naasnud sponsor Ground News. Pole paremat viisi oma päeva alustamiseks, kui oma igapäevase ülevaate kontrollimine. Zelenski teatab edusammudest USA saadikutega Ukraina rahu läbirääkimistel. Eks me ei näe. Või siis, kui päev edeneb, uurime mõningaid pimenurka jäänud lugusid, teemasid, mis ei jõua ühe poliitilise spektri osani. Ukraina Flamingo raketid tabasid Venemaa tehast, mis toodab olulisi drooni komponente. See on üle 1000 kilogrammi kasulikku koormust. Aga miks selle eest palju maksta, kui saaksid minna Ground Newsi Lines on Mapsi lehele või skanneerida ekraanil olevat QR-koodi ning saada fantastilise 40% soodustusega Advantage plaani, mis annab sulle ligipääsu kõigele sellele ja veel enamale. Seega, suur tänu veel kord Ground Newsile tänase video toetamise eest. Tagasi käsil oleva strateegilise probleemi juurde. Me tahame teada, miks oma enda võimekuse kahjustamine võib lõpuks osutuda kasulikuks. Õnneks saan ma täpselt välja tuua, kus meie intuitsioon alt veab. Me võime kõik nõustuda, et sõja oodatav tulemus on sõja planeerimise oluline osa. Minu usk sellesse määrab, kas ma peaksin jätkama võitlust või leppima konkreetsete rahutingimustega. Just sellepärast kulutavad luureorganisatsioonid tohutuid summasid raha, et saada häid hinnanguid selle kohta, milline see tulemus võiks olla. Meie jaoks on lihtne see lihtsalt kaardile kanda ja öelda, vaadake, see on seal. On veel lihtsam see juhuslikult riigi peale joonistada, hoolimata sellest, kas see on täpne, kui meie ainus eesmärk on mõista, kuidas läbirääkimised toimivad, sõltuvalt sellest, mida nad tegelikult arvavad. Aga need päris inimesed peavad selle tõesti nii hästi, kui nad suudavad välja mõtlema. Ja see tähendab erinevate kompromisside läbimõtlemist. Ükski riik inimkonna ajaloos pole kunagi püüdnud sõna otseses mõttes toota nii palju sõjalist jõudu kui võimalik.
Sellele võib üsna lähedale jõuda, kui vaadata tagasi teisele maailmasõjale ja tohutule investeeringule, mis relvatootmisse pandi. Rääkimata miljonitest meestest, kes lahingusse mobiliseeriti. Aga enamik sõdu on sellest palju mõõdukamad. Näiteks Kreml püüab kodurindel igati näidata, et kõik on tavapärane. See ei ole muidugi täielikult tõhus, kuid piisavalt usutav, et mõned inimesed lihtsalt lepivad sellega. Samal ajal Ameerika Ühendriikides, kui sa ei vaataks bensiinihindu ega vaataks uudiseid, ei oleks sul aimugi, et Iraanis käib sõda. Asi on selles, et tegelik, reaalne versioon oodatavast tulemusest ei ole lihtsalt kaardile joonistatud. See on kuudepikkuse planeerimise, arusaamise, mis sõjaliselt toimib ja selle teadvustamise tulemus, mida ühe plaani valimine teise asemel tegelikult maksma läheb. Lõpuks sõltub sinu valik sellest, mis annab sulle kõige rohkem jõudu kõige mõistlikuma hinnaga. Ja ma vabandan, et rõhutan lihtsaid kulu-tulu arvutusi, aga uskuge mind, kohe tuleb siin üks pööre. Meie riigi juhina on minu kindralid andnud mulle nimekirja sõjalistest võimalustest. Igaüks neist toob kaasa erineva hulga oodatavaid eeliseid. Igaühel neist on ka erinev hind. Seega on mul rida netokassused. Võib-olla ütlen ilmselget, aga ma peaksin valima selle strateegia, millel on selles kolmandas veerus, eelised miinus kulud, kõige suurem väärtus. Piisavalt lihtne, eks? No jah, muidugi, kuni sa mõistad, et sõjalisel sundimisel on strateegiline komponent. Ma arvestan nii oma kasude kui ka kuludega. Minu vastane aga ei arvesta minu kuludega. Tema arvestab ainult minu kasudega, sest need kasud on nullsummalised. Mida tugevam on sõjaline võimalus, seda rohkem nihkub oodatava tulemuse joon minu kasuks. Hea mulle, halb minu vastasele. Nüüd võite ette kujutada, et üks neist strateegilistest valikutest minu menüüs on uskumatult võimas. Ma võidan kindlasti kõik, mille üle vaieldakse, kui ma selle valiku teen. Omalt poolt tahaksin väga kasutada selle ähvardust oma vastase vastu, et sundida teda alistuma. Siis saaksin kõik, mida tahan, ilma et peaksin sellega seotud kulusid kandma. See ongi hea osa sellest, kui kasutada prääniku asemel piitsa. Kui juba ähvardus üksi töötab, on see tasuta. Üks võimalik probleem. Mu vastane peab tegelikult uskuma, et kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, viin oma ähvarduse täide. Ja kuigi see on väga võimas strateegia, on selle hind veelgi suurem. Mu vastane paljastaks lihtsalt mu bluffi, pannes mind selle käigus narrina paistma. Seega on kõige olulisem see, milline valik minu nimekirjas kõige parem on. Tulu miinus kulud. Siiani on kõik hästi ja endiselt lihtne. Aga vaatame minu valikut minu vastase vaatenurgast. Talle tõesti ei meeldi, kui ma valin suure kasuga variandi. Kui me lõpuks sõtta läheme, siis see määrabki oodatava tulemuse. Ta hävitatakse täielikult. Ja isegi kui me jääme läbirääkimiste juurde, et oma erimeelsusi lahendada, siis tema tõeline punane joon lähtub sellest oodatavast tulemusest. Mis tähendab, et ma võiksin temalt meie kokkulepitud lahenduses rohkem välja kaubelda. Olgu, nüüd saame jõuda tõeliselt veidra osa juurde. Kujuta ette, et minu valiku menüüs on ainult 2 võimalust. Piiratud meede ja täismahuline meede. Täismahuline meede on definitsiooni järgi võimsam kui piiratud meede. Sellega kaasneb rohkem eeliseid. Seevastu poolik meede toob vähem kasu. Samuti võib tulemuste saavutamine võtta rohkem aega, mis tekitab kõigis tegevust jälgijates pettumust. Sellest räägin kohe lähemalt. Mõtle, kumma ma valiksin sõltuvalt pooliku meetme maksumusest. Minu täismeetme netoväärtus ei muutu pooliku meetme maksumuse korral, seega on see lihtsalt sirge joon. Minu pooliku meetme väärtus väheneb ilmselgelt selle maksumuse kasvades, seega on see langeva kaldega. Ja välja arvatud tühine juhtum, kus tasuta poolik meede on ikka halvem kui täismeede, on olemas mingi kulu, mis paneb mind nende kahe vahel ümber lülituma. Alla kriitilise piirpunkti eelistan ma poolikut meedet. Sellest kõrgemal eelistan ma täismeedet. Jällegi, kui me ei elaks strateegilises maailmas, oleks mul ilmselgelt kõige parem, kui mul oleks tasuta poolik meede. Kas ma eelistaksin ikkagi täismeedet, sel juhul on see küsimus ebaoluline, või eelistaksin poolikut meedet ja saaksin selle ilma sentigi maksmata. Aga mõtle, milline on mu vastase lõpptulemus sõltuvalt minu pooliku meetme kuludest.
alla lõikepunkti rakendan ma poolikut meedet ja mu vastas see eriti ei kahjusta. Üle lõikepunkti rakendan ma nüüd rangemat täismahus meedet ja mu vastane on hirmul. Tema lõpptulemus langeb järsult. Sama veidrus tekib, kui vaatame seda pooliku meetme tugevusest sõltuvalt. Mitte triviaalsel juhul, kui kasu on väike, eelistan täismahus meedet. Aga kui kasu muutub suuremaks, siis lõpuks hakkan eelistama poolikut meedet. Minu vastase alampiir näeb ikka veel imelik välja. Kui ma eelistan täismahus meedet rakendada, on see ikka väga madal. Kui ma hakkan kulude kokkuhoiu nimel eelistama poolikut meedet, tõuseb mu vastase alampiir järsku üles. Siis see väheneb, kui me minu vaatenurgast pooliku meetme tugevust veelgi suurendame. Pane tähele, et isegi kui halvemad poolikud meetmed mõjutavad ka täieliku meetme kvaliteeti, näiteks kui ma kehtestan blokaadi ja toon lisaks kohale maaväed, tekib see efekt ikkagi, kuni täielikku meedet ei mõjutata sama palju. Seega, ükskõik kuidas sa seda ka ei vaataks, on mul oma vastase suhtes suurem läbirääkimisjõud, kui minu poolik meede on halvem kui siis, kui see oleks parem. Poolikute meetmete puhul keskpärane olemine võib olla isegi halvem olukord, kui nende puhul täiesti halb olemine. Ja põhjus on lihtne. Halvad poolikud meetmed muudavad minu täielikud meetmed usutavaks. Nüüd, niivõrd kui ma saan kontrollida läbirääkimistel vahetatavaid pakkumisi, tähendab see, et ma saan saavutada paremaid läbirääkitud kokkuleppeid. Aga olgu selge, kui läbirääkimised ebaõnnestuvad, siis halvemad poolikud meetmed muudavad mu vähemalt sama halvas olukorras kui varem. Sama kehtib ka siis, kui minu vastane on see, kes suudab ettepanekuid dikteerida. Teine märkus, mida siia tasub lisada, on see, et ma teesklesin, nagu vastase kulud ei muutuks sõltuvad minu strateegiast. Tegelikult toob täielik meede tavaliselt ka vastasele suuremad kulud, mis tegelikult võimendab seda efekti. Tulles tagasi Iraani ja Ukraina juurde, on 2 selget mõtet, mida eelnev eeltöö aitab meil mõista. Esiteks, kui vaatlejad, kes jälgivad neid konflikte peamiselt kõrvalt ja tunnetavad otseselt vaid väikest osa nende kuludest, aitab see mõista, miks mõlemal rindel on vähe edusamme. Kui Putin arvaks, et näiteks tema lepinguliste sõdurite poolik meede on vähem tõhus või nõrgem, mitte et see praegu nii oleks, seisaks ta silmitsi mõne alternatiiviga. Üks võimalus oleks sõda laiendada, minnes täielikule mobilisatsioonile. Teine võimalus oleks lihtsalt alla anda. 3. variant, mida me varem ei arutanud. See näitab nõrkuse märki ja suurendab tõenäosust, et Putiniga on kõik. Kuid tõenäoliselt ei ole see õige viis sellele läheneda. Ta vahetaks oma isikliku riski selle vastu, et veelgi suurendada survet Ukrainale. See tähendab, et lõppkokkuvõttes on see Kiievi jaoks halb, kuigi ilmselgelt annab see kogu olukorrale palju rohkem mõjuvõimu. Samal ajal on Iraanis teinud Ameerika Ühendriigid selge valiku. Vähendada agressiivsust, lõpetades suuremad õhuoperatsioonid ja asendades need blokaadistrateegiaga. Vähemalt on see nii, kuni ma neid sõnu räägin. Me oleme eskaleeruva spiraali keskel ja ma ei avalda seda videot veel mõne päeva jooksul. Kui sa mõtlesid, miks sõda sealpool justkui seisma on jäänud, siis vähemalt praegu on see põhjus. Iraanis toimuv areng on tahtlikult aeglustunud. Kui blokaad oleks kulukam või vähem tõhus, või kui maailmas toimuks midagi, mis põhjustaks ühe neist 2 arengust, siis võiksid hakata nägema tõsise õhukampaania või piiratud maavägede kohaloleku taastumist. Asjad muutuvad eriti huvitavaks siis, kui hakkame arutama kehvemate poolikute meetmete heaolu mõjusid. Pea meeles, et kasu tekib siis, kui saad kasutada täielike meetmete ähvardust, et rahumeelses kokkuleppes vastaselt rohkem välja pigistada. Ilmselgelt on kõik eelmainitud osapooled sõjas, nii et seda ei juhtu. Aga on võimalik, et kui karmimad meetmed oleksid usutavad, kaoksid läbirääkimiste takistused ja me liiguksime tõepoolest sõjalt rahule. Näiteks, kui Iraan ei oleks kindel, kuidas blokaadimäng välja kujuneb, kuid teaks täpselt, mis juhtuks tavalise kineetilise sõja korral, siis poolik meede ise suurendab läbirääkimiste probleemi. See tähendab ka seda, et see võid suurendada USA sõjakulusid, kuid samas vähendada sõja tõenäosust. Sellest kirjutas kunagi ka minu akadeemiline alter ego. Sellegipoolest jääb poolik meede Ameerika Ühendriikide jaoks tõhusamaks valikuks. Ja seetõttu olemegi selle juurde pidama jäänud. Ja kuigi see oli Iraani puhul puhtalt hüpoteetiline, näib, et Ukrainas võib see muutuda reaalsemaks. Venemaa võib peagi oma strateegiat muuta, mis toob kaasa hulga teisejärgulisi tavajärgi. Olge valmis! Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused?
sõjavägedel on mitu võimalust, mille vahel valida. Nendest parimad võimalused kujundavad sõja oodatava tulemuse. Nende võimaluste hindamiste muutmine viib keerukate strateegiliste vastastikmõjudeni. Ja on võimalik, et ühe strateegias kehvem olemine annab sulle üldiselt parema seisu. Tänan veel kord minu eelistatud täielikku meedet, Ground Newsi, et nad toetasid tänast videot. Minge aadressile ground.news/leans või skänniga oma ekraanil olevat QR-koodi, et saada suurepärane 40% soodustus Advantage plaanile. Samuti tänan Mike Ehrman Trouti abi eest. Kes teab, see teab. Ja kui sa ei tea, siis võib-olla naudid sa ikkagi tänast videot ning võid sellele pöidla püsti panna, jagada ja kanalit tellida. Ja kohtume homme. Hoidke end.